Tervist, head sõbrad! Aasta on käima saadud ja nüüd on taas nädala kommentaari aeg. Nagu mitmed korrad olen videokommentaarides maininud, on Poola õiguse ja õigluse erakonna võimule tulekuga asjad muutunud konservatiivide jaoks paremuse suunas. Euroopa vasakliberaalse avantgardi jaoks on aga olukord arenenud sedavõrd ootamatult, et alles praegu hakkavad Eesti avaliku arvamuse randa uhuma pahameele lained. Aasta algus on ennustamise aeg ja selgelt nägija minus ütleb vaid üht. Poola konservatiivide otsene kvadraat eurosotsialistliku võimuladvikuga toob käesoleval aastal endaga kaasa muhedaid väljaütlemisi poolakate suust ja meelitab välja kopitanud eurobürokraatide kramplikke reaktsioone. Pingestatud seisund kestab terve aasta ning leevendus toob sellele vaid detsembri lõpupoolne puhkuseperiood, mil tähed soosivad meeleolukaid perekeskseid koosviibimisi ja poliitilise kempluse hetkelist vaibumist. Kodumaal on vasakliberaalne häälekandja Eesti Päevaleht käesoleval nädalal otsa lahti teinud ja pühendanud Poola teemale mitmeid artikleid, kaasa arvatud kolmapäevase juhtkirja. Ilmselt olid üheks põhjuseks Poola välisministri Witold Waszczykowski avaldused, milles ta ütleb, et hoolimata sellest, mida teeb vasakliberaalne Euroopa eliit, panustab Poola traditsionaalsetele väärtustele ja sellele, mis, tsiteerin, läheb korda poolakate enamusele. Traditsioonid, ajalooteadvus, isamaa armastus, usk jumalasse, normaalne perekonnaelu mehe ja naise vahel. Me soovime neil päevil ka veel rõõmsaid pühi, mitte ilusat pühadaega, sest me pühitseme endiselt Jeesuse sündi. Tsitaadi lõpp. Kui Poola valitsus tegi teatavaks eelnõu, millega antakse rahandusministrile peamine roll Poola avalik-õigusliku ringhäälingu juhtkonna nimetamises, siis reageeris sellele Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, kes nõudis ministritelt otsemaid teed selgitusi. Kuigi iseenesest on küsitav, kas selline seadus on vajalik, on samas rohkem kui selge, et praktikas toimuvad pea kõikjal rahvusringhäälingute juhtkondade nimetamised just valitsusringkondadele meelepärasel viisil. Tuletage meelde, kuidas ERR-i nõukogu koosseis sõltub ju paljuski parlamendivalimiste tulemustest. Rääkimata sellest, et meie rahvusringhääling on pea täielikult valitsusringkondade poolt edendatud vasakliberalismi teenistuses ning ERR-i juht on pikki aastaid olnud valitsuserakonna liige. Kuidas sellises olukorras on garanteeritud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 3. paragrahvis sätestatud printsiip, tsiteerin, Rahvusringhääling on oma saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatu ning lähtub üksnes seaduse nõuetest. Ma ei väida, nagu oleks ERR-i töös seda printsiipi süstemaatiliselt rikutud. Küll aga oleme meie sihtasutuse töös korduvalt seisnud silmitsi olukorraga, kus ERR-i kajastus on olnud kas puudulik, kallutatud või olulisi täiendusi mitte arvestav. Seda ütlen lihtsalt väikeseks kontrastiks Poola ringhäälingu nimetamise seaduse muudatustele. Eelkõige tundub, et Poolale on EL-i silmis saatuslikuks osutunud vale maailmavaade. Kui sama teevad varjatumate hoobade kaudu vasakliberaalid, siis sellele mingit komisjoni poolset remarki ilmselgelt ei järgne. Printsiip on lihtne. Kui licet jovi, non licet bovi. Mis Jupiterile on lubatud, pole seda sugugi mitte härjale. Arusaadav ja oma otsekohesuses nauditav on Poola välisministri reaktsioon, mis annab tunnistust ühesest mentaliteedist. Meil käivad asjad nii, nagu me ise tahame. Tsiteerin, mind pani see kiri väga imestama, sest Euroopa Liidu ametnik, kes pandi ametisse poliitiliste suhete kaudu, kritiseerib demokraatlikult valitud valitsust. Kust võtab ta selleks õiguse? Minu jaoks ei ole härra Timmermans mingi legitiimne partner, nii ütles Poola välisminister Waszczykowski. Selliseid lauseid pole EL-i suunal lajatanud minu teada isegi mitte Orban ja tema kabinet. Ja selles kõlab eurobürokraatide kõrvu tõeline häirekell.
Kuskil on kellelgi hakanud Euroopa ametlikust ideoloogiast ja selle survemehhanismidest väga villanud saama. Siin peaks igale vähegi kogenud kriisinõustajale olema selge, et nii enam edasi minna ei saa ja keegi peab nüüd hakkama kuskil järeleandmisi tegema. Ja eelistatavat pole selleks tugevaim pool ehk Euroopa Liit. Ent loomulikult ei tule ei Euroopa Liidu ega Eurotruu pressisuust välja mitte mingeid järeleandmisi, vaid vastupidi, koolikiusajalik mentaliteet jätkub. Ka meie Eesti Päevaleht võtab juhtkirja tasandil Poolat nahutada. Artiklis, mis tituleeritud "Miks laseme Poolal end sohu vedada?", ütleb Päevalehe toimetus. Eesti kohus on vaikse muigamise asemel kõva häälega hüüda, et naabri võetud kurss on vale ja meile ohtlik. Meile ohtlik. Kellele meile? On ilmselt aeg aru saada, et meie piirid ei kulge mitte niivõrd riigi piire pidi, vaid maailmavaatelisi ja eksistentsiaalseid radu pidi. Pean tunnistama, et mõne keskmise EPL-i vasakliberaalse ajakirjanikuga pole mul ilmselt mitte midagi muud ühist peale eesti keele kasutamise. Millegipärast on mul tunne, et need tunded on ka vastastikulised. Selline oli seekordne nädala kommentaar. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.